No tervist, nii nagu lubatud. Järgmine video on vlogi stiilis. Võib-olla ei ole ka, sellepärast, et me lähme Holstresse. Me teeme ka seal Rogeriga ühe video. Nii et ma ei tea, mis järjekorras need asjad tulevad. Aga me hetkel liigume siis Keilast Viljandi poole. Lähme Holstresse mängima ja vaatame, kuidas elu olusalt läheb. Küsime poistelt siis seespoolt ka intervjuud, et mis nemad asjast arvavad. Oi. No joo. Me siin oleme väiksed genialistid. Kuna telefoni hoidjad ei ole, siis 2 telefoni hoiavad taga kinni. Mitut iPhone'i on vaja selle jaoks, et filmida? 3. Ühega filmid ja 2 tükki hoiavad 3. püsti. Jah. Vaadake, meil on jälle külas inimene. Mauri jälle. Meil on see kuulsustega discgolfi kulmineerus lõpuks sellega, et tundub, et nüüd on 3 mähkarit olnud. Tundub küll, 3 aasta vahepeal filmib meid. Teeme. Jah, te mõtlesite, kes eelmist videot filmis. Keegi isegi kommenteerinud sinna alla. Mauri filmis, jah. Tore. Mõnus. Räägime homsestest puulidest ka natuke või? Mina lähen kell 10 peale. Täitsa võõrastega, ei tea. Me oleme 11-12. Meil jah, kuidagi vedas niimoodi loosiga, et ma pean Mauri ja Berniga koos mängima ühes puulis ja mingi vend on veel. Mingi vend on veel. Ma ei tea, keegi Allar. Jah. Mingi Allar. Allar Jõks ei ole igatahes. Allar Triigi või midagi Tiigi. Keegi teine. Minul oli kõige kuulsam nimi, kes mina vähemalt kuulsud olen, oli Rikko Suigussaar. Aga teisi ma ei tea. Karl oli väga kurb meile. Äkki mulle paremini siis, kui ma nendega ei ole. Kui mähin nendega koos. Mähkarid, Holstris. Mõnus. Saad see, et hakkad Jussi vaatama ja siis ilmitad selle, siis keerad ise ka jenkina. Ühesõnaga, me tripime siit. Meil on minna 148 kilomeetrit, 1,37 tundi ja... 1,37 tundi. Tund ja 37 minutit. Ja me jõuame kohale 13.53. Teeme väikse pausi ka vahele. Väike paus ka, ehk siis me jõuame 14.00. Umbes täpselt võib-olla. Umbes täpselt, Mauri ütles, tema tahab kohvi. Ja ma arvan, et ma tahaks energiajooki. Poisid joovad energiajooki, kohvi, mina jätkuvalt. Heavenly, kus sa oled, miks sa ei sponsoreeri, miks ma pidin täna ostma omale ise 6 purki. Issand, see on ju päris kallis. Kallis on 2 kätt ümber kaela, ülejäänud on puukas. Ja, tark jutt. Vot nii, aga näeme siis, kui ma jälle selle kaamera tööle panen ja kui meil on midagi huvitavat siin tee peal rääkida veel. Jah, võib ka nii. Peace. Nii, kuhu me jõudnud oleme siis? Tere, me oleme jõudnud Olstra polli. Vaadake, kui ilus, kena ilm meil täna siin on. Vaata, lumi isegi ja... Lumine, mõnus, hea sopane. Siuke tunne, nagu ütleme ausalt, nagu Elva neid talviseid nägiks. Kusjuures ma mõtlen ausalt, mul on ka. Poisid kasutavad kindla soojendid. Räägi ka midagi, võta. Mis ma räägin? Ma ei tea. Räägin, jah. Ma panin pausile. Nii, nüüd oleks uuesti selle. Ma võin ise rääkida. Ühesõnaga, teekond siia oli väga meeleolukas. Mida rohkem siia poole jõudsime, seda hullemaks ilm läks. On jah? Mis seletate? Äkki need on, osad on lühemad, osad ongi mõeldud siis ilmselt nagu naiste. Ühesõnaga mähivad. Läheme siis peale ja vaatame, kuidas see asi on. Ütleme, et midagi ilusat siin ei ole. Porine on. Väga porine on. Mina ei ole tänaseks päevaks nüüd mänginud üle nädala juba. Need mehed mängisid 2 päeva tagasi. No see oli ka mul ainuke. Auri mängis eile juba. Mina mängisin ainult 3 päeval, rohkem ma ei mänginud. Lähme vaatame, mis sellest välja tuleb. Jep. Nii, me oleme jõudnud siis Holstre 3. rajale, 2 rada oleme ära mänginud. Seis on üsna sopane, võiks öelda. Ikka väga sopane, ütleme. Et kiita ei ole, õues on suht külm ka. Tegelikult ei ole külm, aga lihtsalt... No, feels like -5, noh. Ta võiks ikkagi külm olla, veel nagu miinuses, siis oleks juba natuke ei oleks nii porisem. Poisid panid kätte soojendused ka, nii et see on ikka suht kõrgem. Kus Mauri üldse on? Tuleb. Mauri oli teiselt rajalt tuleb mingi telefoni. Näed, tuleb sealt. Tippadi. Ühesõnaga, seikleme edasi, vaatame. Meil on 3. rada ja let's go, noh. Kokkuvõtte aeg. Mauri hakkab riietuma. Me oleme jõudnud 7. Kuule, siin on täitsa palav, täna ausalt. Nüüd on soe. Algis on küll, nüüd on soe. Siuke
ihaha rada. Ütleme nii, et esimesed 5 on siuksed, kus võiks nagu midagi huvitavat juhtuda. Jep. Praegu veel ei tea, 6 oli päris raske. Siiamaani sõltub kõik avadraivist. Kui avadraiv on pekkis, siis on pekkis ja siis on kõik pekkis. Ehk siis vaatame edasi, mis saab. Võt, nii. Ja kui me vahepeal ei filmi, ootamata siis. See on selle. Aurofruidi. Heavenly on kotis jälle. No Heavenly jälle või? Väga mõnus. Ja. Otsustanik huvitav rada. Ta on 12 meetrit klassi. Ma korvan siin. Kuidas iseloomustad seda rada? No 3 peab olema, on hea. 3-ga peab väga rahul olema. 3 on nagu Bergi või? Jah, pigem on. Pigem on. Väga hästi. Lähme edasi. Juhu! Mari lehvita. Sa oled siin juba. Karjud siin jälle. Ühesõnaga, skoore me ei tea, sest me ei lugenud. Ei tea. Aga võime Holstre raja võtta kokku sedasi, et tuleb pikk väsitav päev, ma arvan. Tuleb pikk väsitav päev, ta on mängitav. Aga ta ikkagi, ütleme nii, et kui sa viskad avadraiv läheb pekki, noh, siis on palju õnne. Siis ei midagi teha. Et ma arvan, et neid jänke tuleb homme päris palju. Jah, hästi palju nagu, ma arvan, see mõistlik on, see miidimäng on ikka mõistlik, et ei ole nagu halb mõte. Et mõne rae peal oli tõesti mõttekas võtta see miid kätte ja visata miidiga. Aga mis on positiivne, lõpupoole on rajad lihtsamad. Ei tea. Vähemalt pidu pealest. Minu arust on ikkagi esimesed natuke lihtsamad. No näed, vaata siit olebki välja, kellele mis meeldib. Mulle meeldivad need siuksed rahulikumad rohkem. Ma ei tea, ta terve rae kangutas, aga siis kui me ütlesime, et iska rahulikumad, siis ta hakkas kuidagi mängima. See oli ka päris pull, jah. Aga davai, tripime siit Viljandisse. Võime teha korteris ka väikse. Lähme teeme house touri. Kuule, et sa saab pealt panna. Lähme siis tripime Viljandisse, lähme käime poes, võib-olla äkki lähme sööma. Ja siis teeme siis house touri Viljandis, kus meil see majutus on. Kandi Jussen jutustab kogu aeg. Ärge kurjaks saage meil need mikrid jäid koju, aga majutusest videot ei teinud. Nüüd me oleme sööma. Majutusest ei saa videot teha, see ei kannata kriitikat. Majutusega on siuke pull asi, et kraanid kukuvad küljest ära, prügikasti uks ei käi vahepeal lahti. Mauri sai küll 2-kohalise voodi, aga tal ei ole pistikuid. Et pärast koju tagasi jõuame, siis ma kindlasti teen ikkagi selle house touri ka ära. Aga me lähme nüüd sööma. Karl ütles, et ta teab mingid head kohtasid Viljandis. Nii et let's go. Pubi suur vend. Pubi suur vend pidi mingi siuke lahe kohta. Lähme siis vaatame, kuidas seda Schnitslit ja õlut. Pidi schnitslit ja õlut saama. Selge pilt. Miks niimoodi asfalt nüüd pandud? Miks Viljandis bussijaama nimega raamatukogu? Kumb siis on bussijaama ja raamatukogu? Näe, Viljandi linna raamatukogu. Aha, selge. Kuule, davai. Läheme seal. Kus me siis tundame? Ma olen Karl ja see on minu esimene õlle. See vloog läheb juba lappama nagu. Ei, see on... Aga selles mõttes siin on hea vaade on, et sportlane versus harrastussportlane. Ma tahan süüa. Vaatame Kossome. Kes mängivad? Kalev Raamo ja Oure. Davai. Ma pean toidu kõrvale ühe õlle tegema, kui ma pubis. Lõb õige. Väga õige. Ja mis sina siis? Ma võtsin ka õlle. Ja tõle siis selle... See on hea küpp. Ma võtsin ka õlle. Oota, kus minu õlle kadus? Terviseks, et siis homme läheks hästi ja... Ma võtsin poole liitrise õlle, liitrisi kogemata. See nägi nii isuaratav välja. Ma selle peale bänni ei saa sealt YouTube'ist. Aga me paneme kleepsu peale. Hevendi kleepsu paneme peale. Oi, saal on pool tühi. Kes see 3. koha mängul ikka käib? Näe, Coca-Colat joob, härra. Nii, teeme house touri ka, keerame tümmi väiksemaks. Siin meie copyrighti. See on meie köök. Ilus süke. No ütleme, et 10 palli süsteemis süke 3. Sest noh, ütleme, et prügikast on süke, et nagu kui natuke tõmbad, siis on nagu oht, et sa tõmbad selle prügikasti nagu katki, eks ole. Siis ma pean mingi... Oodake, ma teen okulaariga puhtaks. Nii. Siis, okei, külmkapp, see on, külmkapp on minu arust kõige normaalsem. Okay. Ja muid asju väga ei huvita. Nii, siin on koridor,
siin me oma diskivõtte, siis on vett ja dušš. Tegelikult on väga ilus, aga dušiga on probleem. See nagu, see asi ühesõnaga ma räägin teile, see duši segist on 3 meetrit kõrgel ja see juga paneb nagu sinna. Mis on positiivne, on see, et sa duši alla sa saad päikeseloojangut, tähti taevas, mis on nagu väga cool. Nii, Karl, lähme edasi. Nii, lähme näitame siis sinu toa üle või me tõstsime... Karl oli ka seal toas, aga Karl kolis suurde tuppa. Mauriga mõtlesime, et ostame selle voodi siia, see on päris hea, see on niisugune surnud nurk. Vähemalt ma ei kuku kuskilt alla. Ma mõtlen, ma ei saa lubada, et ma keeran maha, aga vähemalt siin ma ei keera. Siis, kuule, see on päris täitsa krõbe on sul siin, teate seda või? See on päris jahe sul. Jahedas on hea magada. Nii, siis muidu ma algul mõtlesin, ma olen sinna nurka, aga siis Mauri tõstis siia. Siin on meil söögilaud, väga mõnus. Aga see söögilaud, seal me väga ei söönud, me käisime täna söömas. Näitame siis meistri magamistuba. Kuidas magavad Eesti meistrid ja Euroopa meistrid ja ma ei tea, mis meistrid see Mauri Vilman. Härra Mauri Vilman magab need siin, meil oli algul... Härra Mauri Vilman meil oli algul mõte see, et me magame 2 koos. Siis oligi probleem, et... Ma pean siia piiksi panema. Ta hakkas kartma ja ei tahtnud nagu koos magada. Aga te võite arvata, et ülilahe magamistuba ja kõik on tore, aga Mauril ei ole pistikut. Arvestage seda, et kui siin kõnnid, siis on niisugune tunne, nagu sa kukuks vasakule kogu aeg. Siis see tundub, et see on nii kõver on see vasakule. Reaalselt, see on nagu nii viltu. See on keevitatud mingi X nurga all, ma ei tea. Ma ütlen ausalt, ma kukuks siit alla. Reaalselt, see tundub nii ohtlik minu jaoks. Väga on ka veel ruum. Mauri lehvitab ka meile või? Väga mõnus. Väga mõnus. Et siuke meie ruumtuur on. Haustuur. Kus sa lähed nüüd? Teeme selle... Mis emotsioonidega homme peale lähete siis? No ma ei tea. Ütleme, et esimesed siuksed 3-4 võiks ikkagi midagi võtta. Siis tuleb hästi palju seifi mängida parri. Ja võib-olla lõpus veel midagi. Pigem ikkagi kõik suht parritavad minu jaoks. Mauri, mis emotsiooniga lähed? Et see normaalne emotsiooniga, et üritab sisse panna. Ütleme ausalt, et natukene on Mauri, ütleme nii, et võrreldes sellega, mis siin varasemad oli, on ikkagi suht palju seda koristatud siin. Siin on natukene laiemaks läinud, natuke siuksed liine juurde tekkinud, et mingi see 400 näiteks enam ei ole mingi OB-d seal taga, et põhimõtteliselt võid täiesti minna niimoodi, et lähedki bushid sinna OB peale, nii-öelda vana OB peale. Nüüd on seal mingi, mis ala seal oli? Relief-ala, et põhimõtteliselt võtad oma meetri sisse, mängid edasi, et põhimõtteliselt karistust järgne, et siis täitsa nagu pirkutav rada, ütleme nii. Et isegi Juss oleks peaaegu pirkutana võtnud. Jep, seis on üsna ilus. Ütleme nii, et homme on mängitav. Ei ole nagu väga hullu. Mis emotsiooniga peale lähme, pigem suht seifilt, väga ei hakka ründama, ma arvan. Ütleme niimoodi, et mina olen esimene, kes peale läheb, mina olen kell 10 peale, nemad saavad nii kaua tiksuda, sest nad peavad minuga kaasa tulema, neil ei ole muud üle. Jah, Karl läheb siis hommikul 10 peale, me lähme 11-12. Teil on tegelikult üli hea puhul, sina, Mauri, Björn ja siis on... Ja mingi Allar. Allar. Kui sa Allar vaatab meie videosid, kommenteeri alla, selles mõttes, et... Allar, kuule, pane alla. Sorry, me ei tea sind. Eks homme saad teada. Homme saame teada, väga cool on. Ja ärge pange tähele. Ühesõnaga, kell on meie praegu on kell 12:30. Varsti sätime tuttu ja... Kohe on tuttu aeg ja... Nii on. Ärge pange tähele, selles mõttes, et Mauri on natukene kidakeelne, aga ma arvan, et siuke... 6-1,5, siis sevime teda rohkem siia videodesse ja siis jutt ka jooksma võib-olla. No olge ausalt, tegelikult on juba Mauri põhimõtteliselt meile sisse juba söönud ennast vaikselt. Jah, võrreldes nüüd selle aega, kui mina läksin sinna trenni osalema, siis asi on ikkagi päris korralikult muutunud. Sest Järtasta meil aitas filmida ja ma arvan, et ta aitab meid nii palju kui võimalik, aga kui ta varsti Euroopasse läheb, siis ütleme nii, et siis me natuke oleme üksteisest teemal. Siis me vaatame, kuidas meie rahalised olukorrad on. Meie teeme ikka oma asja edasi Jussiga, et me ilmselt Mauriga kaasa ei saa minna, sest rahaline probleem. Meil ei ole nii palju raha, et seda asja seal kaasa minna. Mina veel ei ütle.
mina pigem praegu riski no ikkagist ma ütlen, et elu on tulevik on ilus ja me saame Mauriga kaasa minna. Me saame Maurist vlogi teha seal, kuidas Mauri seal mängib. no kui keegi on nõus sponsoreerima, siis davai, ma olen nõus minema. Aga kui oma rahade eest ma ei... EDGL, siit on küsimus. Ma tean, et osad vaatavad. Roger! Et äkki EDGL-ist saab rahastuse, me saame minna Maurit filmima ja teha vlogi sellest, kuidas Mauri jõuab Euroopa tippu. See oleks päris lahe. See oleks päris hinge. Aga paneme siit täna õhtu katti. Näeme homme. Ja näeme homme rajal. Let's go. Ciao, paka! Aga vise on seest väga ilus. Mul on tunne, et sa tegid selle hooaja vist ära. Rohkem sellised ei näe. Edu ringi! Ja tööluik! Läheb mööda. Väga hästi. Lihtne lähenemine. Tegime parri, jah? Lai nurga peal. Teil on ees, ma olen. Teil on Ees kas näed sa? Õudnuskuubis. No nii. Õuduskuubis on tänase ringi kokkuvõtte. Siit paneme kinni ja me rohkem ei räägi. Meil on staarmängija mängis -9 see ringi. 2 poogiga. Lihtne mäng. 2 paugiga ja mõlemad paugid olid sellised, et need oleks täiesti rahulikult võinud olla parid. Sest isegi näed, Mauri eksib 3 meetri pealt vasakule. Põmm. Tahaks kahma midagi. Ta ütles jah, esimesel rajal, et need korvid ei püüa ja siis teisel rajal ütles juba, et ma hakkasin ka kartma. Ühesõnaga, Mis su skool tuli siis? Mauril või mul või? Sul. Mul tuli siuke skoor, et ma muutusin väga emotsionaalseks. Ma tulin nuttes rajalt maha isegi lausa. Päris pahasti, +11 iseendaga ei ole üldse rahul. Ja sellest ringist ei olnud mitte midagi nagu isegi kaasa võtta homseks. Ei olnud mitte ühtegi pördit, mitte midagi. Ma tegin unistuste stardi. Ma olin 4 rajaga, -3. Ma veel juhtisin kõiki. Ja siis tuli välja, et on Alstere polli. Mitte vasalema. Ja ma tulin +9-ga. Aga no oleks nüüd parem olla ikka. Jah, kui ma oleks viimasel rajal võib-olla veel 2 meetri pealt ikkagist nagu ära puutinud, et mitte 4 võtnud, vaid 3 võtnud, siis me saaksime homme mängida kõik ühes poolis. Mina, Roger, Karl ja keegi veel. Aga kuna ma ikkagi tahtnud üldse mitte puutida, siis ma saan homme minna kohe hommikul esimesena. Kell 9:00. Ma olen 9:12, et pole vahet. Küll kui Jussa lumedama hakkab, eks ma karjun talle, et türa oli kiiremini. Jah. Kahjuks nii on. Kommenteerida ei ole midagi. Tesla panin sinna kuskile 4. rajale. Jaedaks. Tiiki. Ujuma. Mingi järgi topsi ketas Mauri autogrammiga. See pidi olema see ketas, mis meie videodes pidi hakkama autogramme võtma. Jep. Sellega on nüüd aamen. See mingi otsige sealt üles, siis saame edasi teha. Täitsa lõpp. Sellega on pahasti. Tundub, et see Jussil see eilne longero joomine ei mõjunud vist täna hästi. Siia me panen piiksu. See on piiks. Üks seal ongi. Ühesõnaga, jah, kokkuvõtvalt seis oli selline peale ringi, et tahaks koju minna. Mul ei ole midagi lisada. No meil on üks liiderkard on üks mees meil. Mees, kes ütles eile, et siin ei ole võimalik mängida -6 alla. Mängis täna -9. Ma ei öelnud, et ei ole võimalik. Ja kui ma eile ütlesin, et -9 on ju mängitav, siis Maari hakkas mulle radasid ette lugema. Noh, seal ju ei saa. Seal ka ei saa. Seal ka ei saa. Ja täna oli reaalne võimalus mängida 11 alla. Millest me räägime? Et nii on. Ma arvan, et ta tuleb homme ikkagi, teeb oma mängu ära jälle. Homme lubab soojamat veel. Jaa, teate, mis me homme teeme või? Me teeme homme siukse asja, et kui me ikkagist hommikul ei ole väga väsinud ja me ei jäta Maurit maha ja ei lähe ise Tallinnasse, siis me lähme filmime terve Mauri ringi. Lisaks sellele, et võistlustel ka filmitakse. Me teeme oma tööd ka veel. Seal ilmselt on homme vist ja filmitakse. Leaderboardi filmitakse niikuinii. Assa raisk mürgine.
kuuled ja siis ma olen kindlasti kädiks, ma tahan pildile jääda. Mine, ma olen erakaamera meheks. Jah, sa saad mingid oma klippe teha. Sul tuleb need hästi välja. Okei, ühesõnaga me siit otsustame nüüd, kas me viitsime homme kella 6-ni siin olla või mitte. Kella 3-ni? Kella 6-ni. Kell 3 hakkab ta pihta mäng. Ja kella 6-ni mängib ju. No vahet ei ole, kui sa kaasa jalutad, siis on nagu savi. Aga kui sa peaksid terve aeg kuskil istuma, siis ma küll ei viitsiks. Mida iganes. Et kui ma kõnnin, siis mul ei ole mina teen siit drop the mic. Ja ta läheb... Lahkun. Ja ta läheb poodi. Kurvalt edasi. Aga oli tore ja näeme jälle. Näeme homme hommikul. Tere hommikust. Hommikust. Kell on... Kohe ütleme 8.22. 8.22. Püha päev. Püha päev. Teine ring. Me oleme jõudnud Holstresse. Me läheme nii-öelda teisena peale, sellepärast, et mängisime väga kehvasti. Jah, eilse ringi võitsime kokku juba. Seda te olete juba näinud. Ja ega jällegi lähme teeme täna veits paremini. Meil oli täna uus autojuht. Jaa. Täna mängis... Lähme küsime kommentaaridelt. Oot. Kohe saab. Panin oma ukse lukku. Aga me saame kommentaari ikka veel. Nii, kust sa tuled? Miks sa tuled ja kes sa oled? No joo, tulen Nürvist. Olen Björn ja mängisin +6-le. Vend mängis +6, kes mängib Mauriga tavaliselt ühte auku, aga miskipärast eile oli 15 viset vahet. Oskad kommenteerida, mis juhtus? Ma võtan selle mikri endale. Kõik oli katki lihtsalt. Mental oli katki. Ta ütles, et tal oli kaks ahvi oli taldrikutega. Umbes nii, jah. Minu peas oligi vist jah, 2 ahvi taldrikutega. Ja neist 4. Oota, aga... Suspekas on elus. Suuspe on elus, jah? Paneme selle suuspe oksjonile või? Ta on... Ei taha. Tegelikult ei taha. Paneme see oksjonile, aga see, mis kõik tuleb, saab sinule. Ei. Teeme mingi hea see on minu kuldur. See on minu kuldur. Seda ära anna. Tahad sa rääkida, sina olid kõrval, mis see suuspe juhtus? See suuspe, ma näitan niimoodi, et roogemalt suuspe oletame oli siin ja siis see käis. Ei olnud päris nii. Mingi 6 pauku vähemalt niimoodi käis. Ma lihtsalt tahtsin seda vist vähemaks teha veel. Ma ei ole vägivaldne inimene tegelikult. See oli lihtsalt ilus vaatepilt. Süda puhkas. Mis emotsiooniga täna näed? Täna olen vajutama. Mis see skoori ennustad täna? Endale. Eile ta ütles, et... No mul Longero valem ütleb, et peaks 6 tulema või 5 alla. Selge. Longero valem ütleb. Eks näe. Tahaks 0 mängida tegelikult kokku, et siis oleks norm. Ehk siis 6 alla. No norm ei oleks, aga... Eesmärki rahadesse jõuda ikka. Siis päästaks midagi ära vähemalt. Ja mis su eesmärk on? Minu eesmärk on... No, ossa poiss. Minu eesmärk on... Ma eile siin suure suuga lubasin igasuguseid asju, aga... Ja ta lubas minu nulli mängida suure suuga. Aga ma olen realist. Ma tahaks lihtsalt läbi mängida ja koju ära minna, sellepärast, et minu jaoks on see nädalavahetus niikuinii maha kantud. Keeranud siia poole väike vastu täpselt kaamerasse. Minu jaoks on see nädalavahetus niikuinii maha kantud juba. Miks? Ei tea, ei ole seda emotsiooni. Minu mängutuju ja kõik muid asju. Mool oli esimesed 4 oli, ma räägin nii head, et kui täna saab samamoodi alustada ja seda hoida, siis oleks väga õnnelik. Muud ma nagu ei põe. Me vaatame, teeme sooja. Ja võib-olla äkki saame Rogerit ka mingi kommentaarist. Roger peaks tulema kohe peale meid peale. Oot, dai. Dai, tšau. Nii, me oleme kinni püüdnud Rogeri. Teada tuntud YouTuber. Ma pean siia poole minema, sellepärast mul see päike paistab. Teada tuntud YouTuber. Küsime siis temalt ka kommentaari, kuidas eilne ring läks ja miks ta hommikul nii vara siin on. Tahad sa sellest rääkida? Ma tulin sulle lihtsalt kaasa elama, sellepärast ma olen nii vara hommikul siin. Tegelikult ma paari tunni pärast lähen alles peale koos seal 3. kaardiga. Aga ei. Ma mõtlesin, ma mängin teiega mõlemaga koos ikkagi, et Mähkarid saavad kõik koos mängida, aga tuleb välja, et ma ei saagi kõik koos mängida. Ma tulen, vaatan teie kaunid pepusid hoopis. Loodetavasti, kui te liiga kiiresti eest ära ei lähe 3-kesi. Aga mina mängisin väga hästi. Minu front 9 oli +3 äkki või. Sealt võis nagu tegelikult minna. Aga siis kõik paar 5. Ma mõtlesin, et võiks 7-ga mängida näiteks. Ja miks? Sest et diskis on ju võlu. Et kui me liiga kiiresti oleks sealt alla 3 tunni ära tulnud, siis ma oleks tundnud, et rajal oleks nagu aja mõttes liiga palju jäänud. Et ei, ainukene turniir, mida ma see aasta karikatapil mängin ja täna mu eesmärk on paremini kui just mängida.
kõigil on sama eesmärk. Ma pean vist ikka kokku võtma ennast. Mulle eile siin mainiti ka, keegi mulle ei öelnud, et 14. koht saab rahalise auhinna. Ma võib-olla oleks ka pingutanud. Ma loobusin peale 8. rada juba. Sa olid mõtet 15. koha peale? Ma ei tea, ma mõtlesin, et ainult see Chase Card ja Leader Card saavad midagi üldse. Oota, aga mis Luit tegi üldse? Luit tegi pahandust. Mina tegin seda, et mina tegin esimese 4 rajaga, olin -3 peal. Ma vaatasin jah, ma nägin su avadrive'i, see oli siuke lennuket. Ma olin juba siuke, kuidas öelda, juba nii heas tujus ja siis hakkas kuidagi alla kolisema, nagu ikka. Mul üllatavalt oli see, et drive'id võisid isegi välja tulla, aga lähenemised olid see, kus ma vaatasin, nii, 70 meetrit, zone põhimõtteliselt, aga ei, võtaks Raptori ja siis paneks mingi beebi annuka, et ta nagu flexiks ja mis ma teen täiega randmega peale, kõik need läksid kuskile vasakule täiega ära ja siis proovid sealt päästa, aga ma olen rahul see üks par 3, mis on see 130, 10-100 ühesõnaga 130, mis iganes 2 meetrit on ja seal ma viskasin 15 peale. Full flex ainuke nagu niimoodi, et ilusti putt mööda. Ja siis see teine par 3, mis on ka proode jaoks peaaegu võimatu, see mingi Ebard 140 pluss meetrit, eks ole. Seal kõige lihtsam par, mis ma ilmselt sain eilise päeva jooksul üldse. Nii et nagu need, kus nagu tuleb higistada, need ilusti ja siis need par 5, kus see viska ei ole pargitud. See par 5, mis läheb sinna Mäkke üles, mis iganes. See on 11. 11. Seal esimesega metsas. Teisega mõtlen, puutiks välja. Puutisin 3 meetrit puusse. Siis mõtlesin, et nii, forega välja. 5 meetrit puusse. Ja siis ma lõpuks 6. viske sain metsast välja korvi alla. No näed, mul oli vahepeal samamoodi mingi fantoomoksad tulid ja see rikkus nii palju ära, et olid kuskil rägastikus ja siis mõtlesid, et võttisid seda liini seal metsas ja mõtled, et kas saab kuidagi välja või ei saa ja siis paned ikka kuskile jängi puusse. Ühesõnaga kokkuvõte on see, et kõigil on päris palju vigade parandust teha. Aga mis su eesmärk täna just on siis? Ma eile panin igasugused huvitavaid eesmärke siin longera kõrval, aga... Ütles 0. 0 või? Aga ma lähen täna siukse emotsiooniga peale, et saaks ruttu koju ära ja unustame seda nädalavahetus ära, sest nädalavahetus on niikuinii pekkis. Väga vahetava. Jah, see on aus. Tegelikult ma võin öelda, ma mängisin nii kehva tulemusest sellepärast, et ma saaks võimalikult varem mängima, et lapse unegraafikuga saaks pärast said Taapsalus. Ja, see on nagu taktikaline käik, et ei peaks seda valel ajal sõitma. Väga aus. Nii, aga paneme siit katti ja vaatame, teeme siis Luigega koos ka äkki raja peal intervjuu, kuidas emotsioonid on, kui ta on nõus rääkima. Ikka. Davai, let's go. Nii, me lõpetasime teised ringid. Meie lõpetasime, siin üks ei lõpetanud. Üks mees ei lõpetanud, jah? Tema ka lõpetas. Ma lõpetasin ka, jah. Mis siis ootustega peale läksid ja kuidas maha tulid? Ootuseid ei olnud. Teadsin, et keva mesinda, nii oligi, noh. Longero, see kalkulaator oli vist vähe vale või? Longero kalkulaator ütles täna 5 alla. See Longero valem vist ei pea paika järelikult. Ja, see Longero valem ei pea paika. Nii, Kari, kuidas sul läks? Mina tulin pluss 5-ga. Back 9 0-is. Täitsa decent. Rahul või? Jah, võib rahul. Muidugi ka esimese 9-ga ei ole, aga teisega olen. Idekas, sobib. Väga mõnus. Nii, me saame Maurika intervjuu võtta. Mis emotsiooniga peale lähed? Mis sul see Longero kalkulaator ütleb? Emotsioonid on head, et päike paistab, ilm on hea, nii et loodame, et ka skoor on hea. Kas täna tuleb rohkem või miinuseid? Ei tea, seda annab hiljem. Davai. Väga õige, endale pinget peale ei pane. Suure tõenäosusega Karl jääb siia veel Mauri ringi filmima. Mina lähen Björniga koju. Jep. Ja nii ongi. Ma hakkan ilmselt kotti kandma ja eks ma mingeid asja kindlasti mingeid klippe teen. Jah. Sest ma olen ikkagi rolku ja asjadega ka ja siis ma saan natuke... Sa võtta see, ma räägin ka. No, mul ei ole selles mõttes, mul ei ole midagi rääkida. Näe, tead, kes su selja taga on? Lauaviin või? Härra Kristo Raik. Kristo Raik, oota, võtame Kristo Raik. No, küsige. Kristo, tule siia. Tule. Nii, Kristo, mis emotsiooniga peale lähed? Mis emotsiooniga ma peale lähen? Väga hea emotsiooniga. Ma sain ju selle noormehega koos mängida. Et tule alla? No, palju sa mängid täna? Palju ütleb. Ma mängin rohkem siis. Assa mürgine! Kuidas sellise ringiga rahul oled? Stabiilne ring oli. Oleks nüüd kindlasti paremini. Aga ega hooaja algus rahulikult. Oota, kas sa tegid ju poogi vaba ringi või? Absoluutselt. No ma ei plähmerda nagu Mauri. Mauri mängis 2 poogit oli. Jah. Ja 9 alla. Jah.
järelikult tegi 2 viga. Ma ei teinud ühtegi viga. Ma kunagi ütlesin siukse lause, ma teen Kristo Raigi järve rekordi üle. No täna Austria. Sa pead ütlema, et sa pead tegema Mauri rekordi üle, mis oli juba, ma ei tea, palju 15 või? ma ei tea, 14. Päris palju, jah. Kusjuures ma ütlesin, et kunagi ma olen ennast vihaseks, ma lähen teen jälle Mauri rekordi üle, siis tal on jälle motivatsiooni järvele tulla. Aga las olla praegu. Ei, väga mõnus ju. Ma küsiks ühe küsimuse Mauri käest. Mauri, kes on kõige kõrgema Metrix reitinguga mäng Eestis praegu? Kristo. Väga mõnus, väga lahe intervjuu. Saadame need poisid ka varsti. Saadame selle meie ka rajale. Ja siis minu ring läks nagu ikka metsa. Nagu ikka metsa. Vana hea. Et mängime jõulukal ka, võtame valuvaigistajad alla ja kätt ei tunne ja siis on hea mängida ja täna saime ikkagist aru, et ilma valuvaigistajateta ei saa mängida. Käsi on ikkagist katki, nii nagu me siin vahepeal lootsime, et ei ole. Et nii on. Ja siis saate vaadata neid outro-klippe, kuidas Mauri mähib kuskil korvi all. Küll ma näen vaeva nendega. Jep. Väga mõnus. Hästi, Mauri. Sa oled nii noor ja andekas. Hästi müüre. See on idekas. Hästi. Hästi, Mauri. Ja võistluse võidab esimese ringi -9, teise ringi -9. Matemaatika ütleb kokku -18. Mauri Vilma! MPO debüüt on.